plakat meie kirjastusel tavaliselt on olnud see reisiraamatuga seotud geograafiliste sihtkohtadega, aga me oleme viimasel ajal hakanud reisima ka muusika kaasa võttes minevikumaal. Ja see plakat sobib siia küll, eks ole, sest ma arvan, et meil seisab ees lähema 3/2 tunni jooksul võimalus kõik koos vaadata minevikku ja meenutada. See reis algab Valli sinu sünnist 1941, vabandage, et vanuse välja ütlen, aga see kõlab minu jaoks hästi huvitavalt ja ütlen, et ei ole enamik seda raamatut lugenud. See raamat ei ole mitte ainult kõigi lemmiklaulude sõnad, vaid see on ikkagi ka Valli elulugu. Ja tema esimesed mälestused on Metsavenna punkrist ja sealt edasi need mälestused on üsnagi ootamatud ja see, mis Siberis juhtuma hakkab. Seal on sellised lood, mis minu jaoks Valli on alati olnud selline salapärane tegelane. Ja et kus kohalt tulevad need sõnad, need emotsioonid. Ja ma sain vastust ja ma tegelikult Valli tundub selline õnnukene ja tegelikult on ta väga kange ja tegelikult oli meil ikkagi oma diskussioon. Et mitte öelda vaidlus, aga see ikkagi lahenes enne, kui ma jõudsin küsida, kas loobuda või mitte. Et oli see asi, et ma ütlesin, et see elulugu on väärt seda, et oleks sees. Et see ei ole ainult küsimus laulude köögi pooles, vaid ikkagi see lugu, mida 41. aasta ja 40. aastate põlvkonna lapsed ja noored ja nii edasi kõik elasid üle terves Euroopas. Et see on tegelikult selline ajastu lugu. Ja mul on väga hea meel, et Valli oli nõus sellega, et ikkagi tema lugu sügavate emotsioonidega on ka siin raamatus sees. Ja siin on Olavi Vihlamägi. Mul on üldse nii hea meel, et minu iidolid on siis, kui mina olin veel väike laps Viljandimaal ja kuulasin siis VEF raadiost, siis olid seal igasugused saated ja igasugused laulud ja aitäh, et te seda kõike tegite ja et te siin olete. Ja edasi annan ma sõna Olavile ja Vallile, aga pange tähele, ma jätan ühe mikrofoni enda kätte ja liikun siia teie hulka, et mõte on see, et kui tuleb kellelgi publiku hulgas küsimust või repliiki, siis saaks kohe kasutada ka mikrofoni, kuna see asi on ka salvestumas ja jääb alles, et siis ikkagi parem oleks kõnelda mikrofoni ja koos seda mineviku reisi luua. Nii. Ma võiksin öelda, et Epp on siis süstik reporter, kes käib teie vahel ja küsib teie käest mõtteid Valli kohta. Aga mul oleks kõigepealt alguseks üks väikene palve meile kõigile. Kuna sellel suurepärasel daamil oli eile sünnipäev, siis tervitame teda aplausiga. Sest siin on ikkagi tagamõte ka, ükski artist ei ela ilma aplausita. Ja kui aplaus on kõlanud, siis ilmselt Valli meelsamini ka räägib. Kui ma ütlen, et meie tutvus Valliga on mitmekümne aasta pikkune, siis ma väga ei valeta, aga ta soovines uuesti üles siis, kui me alustasime Jaak Joala plaatide väljaandmist, sest tahes tahtmata Jaak Joalale on kirjutanud Valli väga palju, väga jõusaid laulutekste. Vabandust, millal ma küll pole nagu. Mida? Soovisin üles. Millal ma küll pole. Sina ei ole küll mulnud ja mina pole ka olnud küll. Aga meie suhtlus oli selline pinnapealne, aga pärast seda me suhtlesime praktiliselt iga päev või üle päeva. Ja see ongi see, mis ma tahan öelda, et kui te arvate,
et Vallil on ajaga võib-olla natukene mälust mõni asi kustunud, siis ärge lootke, tal on haruldane mälu. Kui ta mõne fakti välja pakub, siis uskuge, see vastab tõele. Ja kui Vallist nüüd rääkida, siis mina ikkagi kogu aeg olen juurenud, et kas ta on laulja, kes kirjutab väga häid laulutekste, pluss peale selle on ka ta välja andnud päris mitu luuleraamatut ja ma mõnikord olen talle helistades öelnud tere poetess, aga võt selle peale ta nagu teeb niisuguse, no mis sa nüüd liialda. No ma ei liialda, ütleme siis täna nii, räägime täna rohkem laulutekstidest, sest laulutekstid on raiutud raamatusse ja need on just täpselt selleks, et kui inimesed loevad, need laulud helisevad meiega kaasa ja loomulikult need sõnad, mis ei kuulune. Nii et laulutekstide looja Valli Oevere ja tema laulusõnade laulamat Laulgem kaasa. Esimene küsimus, kas sa mäletad, kellele sa kirjutasid kõige esimesed laulutekstid? Mis küsimus on puretseda? Iseendale. Iseendale, väga hea. Lugu oligi selline. Muide, me oleme sinuga tuttavad 60 aastat. Ma ütlen, et faktidest ta ei taha tunnistada. Ei, miks ta minul pole midagi, aga see vastab tõele, see vastab tõele. Ilmegi alles 60. Ise teadab. Jah, ma vaevalt saan nüüd 60, aga ta teab, et ta lihtsalt. Ise mäletad, kui sa 10 aastat tagasi, 9 aastat tagasi ütlesid avalikult televisioonis, et Valli astus lavale 65. aastal. Yes. Mis aastat täna? 25. Noh, arvesta. 35 pluss 25. Matemaatika oli minu lemmikaine. Ja see on siiamaani nii. Ja kui ma nüüd küsin, kui ta astus lavale, mis oli selle orkestri nimi, kellega koos saab väga palju selle esimese? Nime ei olnud, aga dirigent oli Felix Mandre. Ja pärast Arvet Haug. No, temaga ma koostööd ei teinud. Ja, aga tegelikult näitavad pildid, et Valli Oevere on Vana Toomaga kultuuri turneel. Nii et võib-olla on siin veel avastamist. Kuule Vana Toomal on päris mitu produkti. Üks on orkester ja mis veel on? Konjak. No, Ega me siia nutma ei ole tulnud. Okei, nutma pole tulnud. Nii et esimesed laulutekstid iseendale. Iseendale sellepärast, et me läksime Ringriksile kohe praktiliselt pärast seda, kui ma lavale astusin ja juhtus selline imelik lugu, et muidugi minul orkestriga ei olnud ju veel mingit reportaari. Mul tuli laulda seda, mis lood nendel olid. Ja nende lugude hulgas oli ka Gennadi Podelski Mööduvad päevad. Vaat nendest ma ei mäleta suurt midagi. Need möödusid. Ja mis siis teha? Eelmine laulja, kes oli kasutanud seda teksti, lihtsalt ei andnud teksti. Sul edasi? Dirigendile. Mina olen veel mitte keegi, nagu praegu. No mind ei ole palju selles mõttes. No vot ja siis oligi, et tuli mul kumma varianti. Ma nüüd esimeseks kirjutasin, kas oli venekeelne või oli eestikeelne, seda ma ei tea. Aga nii me reisile läksime ja siis kunagi oli Filharmoonia kontsertsaalis ja armas päevas, kui ma siis sain teada, seal istus Gennadi Podelski. Higi hakkas voolama. Pidi ära kuulama, aga huvitaval kombel ei rahule. Ja see andis põhjulgust. Üks oli esimene. Ja see oli aasta 65. 65. Nii. Kui ma nüüd küsin edasi, kes oli laulja, kes tuli sinu köögiakna taha ja viskas läbi avatud köögiakna sulle tuppa lindi
ja kaaskirja Ole hea, tee sellele laulule homseks sõnad. Laulja seda ei teinud, seda tegi Tõnis Kõrvits. Kes viibib täna? Tõnis, kus sa oled? Täpselt nii oli. Ja kui juures oli silt, laulab naisterahvas. Ja kõik. Aga kes see naisterahvas oli? Selliseks ma jäin nagu näin. Olen endine ja endiseks kui saan. Silvi Prait. Nii, aga nüüd Tõnis Epp on sinu juures mikrofoniga. Kas see, mis Valli ütleb, vastab ka tõele sinu määrgus? Jah, see on tõsi jah, et see oli mingi Saksa lauluvõistluse laul, mis oli võitnud ja Valter Ojaga tõi selle plaadi Saksamaalt. Ja kuna tol ajal oli headest sotsmaade lugudest puudus, siis see mulle meeldis ja sellepärast ma Vallile pakkusingi seda ja see oligi lugu, mis Silvi Praidil vist oli üks esimesi, mis ta televisioonis salvestas. Nii et võib öelda, et sa oled olnud see, kes Vallile pakkus just niimoodi tööd, mida ta on väga suurepäraselt pikki aastaid teinud, et ta on kirjutanud võõrlaulude tekste ja ta on ise tunnistanud ja võib-olla täna sa kinnitad seda, et samal ajal sa ei oska väga palju võõrkeeli, välja arvatud siis vene keel, mida sa valdad vabalt, ja sa ei ole kunagi pööranud tähelepanu sellele, et sinu laulutekst ja originaaltekst peaks olema 100% kuskil mõtteliselt kattunud. Pean tunnistama, et see on tõesti nii. Ja ega ma eriti taga ei nuta ka, et me keeli eriti palju ei tunne. Mõne laulu puhul on mulle antud reaalune tekst. Vabandust, ma panen veidikene ka suurusjustust. Aga mulle on tundunud see originaaltekst lahjana. Ja siis ma olen lihtsalt lähtunud pealkirjast. Ma olen päris kindel selles, et siin on muusikuid, kes kinnitavad seda, et Valli Ojavere kirjutab muusikasse. Kui sa muusikat ei ole kuulnud, siis sa lauluteksti tavaliselt ju teha ei saa. Sa kuuled muusikat, sa lood endale selle pildi ja siis kirjutad teksti. Ma arvan, et see vastab tõele. See jah, ühe erandiga. Ja jälle Tõnis. Kuule Tõnis Kõrvits, mis saab teinud olnud? Tema oli see mees, kes mulle telefonis kui neid on 3. Nii palju siis muusikast. No, tegemist on geniaalse muusikuga, ta võib ka telefonis lauda. No jah, aga minul tuli siis teha tekst nagu tantsusaateks, kui neid on 3 ja seal ongi 2 naist ja 1 mees. Ja sellest ma lähtusin ja muidugi muusika inspireeris mind kohutavalt. Aga võt, nüüd on siin üks... Aga see on arvu. Ja, nüüd on üks tuntud helilooja, minu peaaegu nime Kaim, kus meie hüüdnimed on tegelikult sarnased, mõlemad hüütakse Olguks. Aga tema on tuntum Olgu, mina olen lihtsalt. Ja tema enne seda tänast üritust, ta käest küsisin, Olav, kas sa oled ka andnud Vallile meloodia, mille peale ta kirjutab sõna? Mis sa arvad, mis ta vastab? Mille peale mul siis kirjutab? Ei, mõnikord on sõnad enne ja siis... Seda ta avaldab ise arvamusraatus. Ei, minule ta sõi julgelt sõnad ja oli ikkagi paras pähkel, sellepärast, et kes tunneb sinu käekirja, ega ei olnud kerge. No seda millega pärast ütlevad kõik muusikud, et Ehara muusika ei ole kerge. Ta on nagu salapärane, aga ega mina ka võlgu jäänud. Mina ütlesin selle kohta, et keegi läheb üle mäe, aga kes mõistabki ise. Kus sa oled, Anna, see laul, millele sa viitad,
see oli teatud pühendusega ja selles tekstis on tõesti ilusad kujundid, ei ole otseselt mingit sellist sügavat leina või kurbust, aga tegelikult ta oli ühe muusiku mälestuseks. Ja üldse olen ma noorema mehena teinud umbes 5 või 6 laulu niimoodi, et enne on meloodia ja siis olen palunud teha teksti ja 3 nendest on valli tehtud kindla peal. Võib-olla isegi 4. Üle poole. Ja teatud hetkel ma sain aru, et minu jaoks tänase päevanigi on laulu õige loogiline sünd, et tekst on ikkagi enne. Aga jah, noore mehena, siis kui me televisioonis seal stuudiobändiga salvestasime neid mõningaid väljamaa lugusid, millel oli vaja eestikeelset teksti, siis ma sain teada, et on selline inimene nagu Valli Ojajärv, kes väga osavalt neid tekste teeb ja sellepärast siis mina ka tema poole pöördusin ja sealt me tutvus alguse sai. Mäletan siit ka veel Tallinna Varieté lauljana. Olav, see oli ainult, et siin on tüütud, kes on Valliga seda lavaga jaganud, et nad saavad ka seda aega võib-olla meenustada. Aga Valli, kui sa nüüd võtad kokku, kellele lauljatest oled sa kõige rohkem teinud laulutekste? Välja on pakkuda 2 nime, aga ole hea, ütle nüüd sina, sest muidu mina äkki ütlen sulle ette ja sa ütled, ei, nendest oled kumb. Küsimus, jah? See oli küsimusena, jah. Muidugi see endale. Tähendab selles suhtes, kohe sekkidan. On olnud päris posu või rohkem selliseid situatsioone, et näiteks eriti Varietés oli meil. Keegi lauljatest jääb tulemata. Kord jäi, ütleme ka, laulja Ülle Ulla aastavahetusel, läksid muidugi uut aastat vastu võtma, suvilasse Lumme kinni. 1. jaanuaril oli siis programm peal, aga mitte ainult laul ei läinud kaduma, vaid see oli ka tantsusaate laul. Ja kuna meil olid tantsijad, kõik korda ju laval ei ole, et nemad jõuaks ümber lietuda, pidi see number lavale minema. Ja mis sa arvad? Olen arv, kuna mina kirjutasin Üllele selle teksti, mina ütlesin, et mina selle maha laulan. Mõtlemata Ülle häälte minu. Läksin, tantsija tegusti taga, aga millest probleem tekkis. Probleem ei tekkinud mitte kuulajatel, vaid minul. Ma ei laulnud kõike ühes oktavis, vaid mul tuli salm lauda ühes oktavis ja siis refrääni hüppasin ma oktav kõrgemale. Võid arvata, mis selles oli. Maie Tõnso, kes piirus ukse vahelt, ütles, tead Valli, kui põnev oli, nagu 2 lauljad oleks laval. Ja neid juhuseid on ka olnud, kui tõepoolest keegi ei saa tulla või laval ikka juhtub teinekord. Siis, kellele ma olen teksti teinud, mina vaatan inimene, õigemini mina tavaliselt olen öelnud nii, et ma panen julge argpükse. Lähen lavale ja no tulgu siis, mis tuleb. Aga kui nüüd tõsisemalt hakata mõtlema, siis kõige rohkem Vello Orus. Ja miks? Sellepärast, et Vello ka palju reisis ja palju tekste sai oma eestikeelseid tekste tehtud talle vene keelde. See tähendab ühe asemel 2. Ja siis kindlasti solistidest ma ei oska nagu välja tuua midagi. Lainele sai väga palju tehtud. Mõni inimene mõtleb küll, et Jaagule on, või ei tea, kui palju kirjutatud, küllap siis ikka häid teksti, eks ole. Aga neid on ainult üle 30. Nii, kuna siin on
ka veel teisi lauljaid, kui nad julgevad öelgu ise, kui mitu teksti kellelegi kirjutanud olen, aga täpselt järjestust tõesti ei oska. Mul pole mõelda olnud. Tähendab, mina mõtlesin, et ma loen Jaagule kirjutatud tekstid täna kokku, aga lihtsalt, nagu öeldakse, läks kiireks ja ei jõudnud, aga minu pakkumine oli samamoodi Vello Orumets ja Jaak Joala ja nende ees loomulikult Võrratu Valju ajaloolised. No mis asju mõtled? Ei, ma ei mõelda. See on pakk. Ma tahtsin siia vahele öeldagi, et kui oli see küsimus nüüd, et see õhuaknast viskamine, et mina mõtlesin, et jutuks tuleb naabrimees Vello Orumets, sest et tegelikult ega see Tõnis Kõrvits ja Silvi Rait lugu ei olnud ju ainukene kord, kus nad olid töölt ööpimedas varjeteest ja leidsid jälle, et õhuaken oli lahti sellepärast, et keegi saaks sinna vissata sisse näiteks kasseti. Et neid oli ju, Vello viskas sealt ka neid vahele. Sain ma õigesti aru? Oi, minu meelest siin istub ka Kersti Rosenberg. Temaga oli lugu vist selline, kui minu kalunud mind ei peta, mis tavaliselt mind ei peta, aga võib-olla petad. See oli täpselt 40 aastat tagasi, ma olin siis 43 ja olin just tulnud esimeselt infarktilt. Selge, kõik, kes tellisid, ei, mina enam ei taha, see ei olnud mingi päevitamine ja mina rohkem ei tee. Kersti istub ja kaupleb, istub ja kaupleb, istub ja kaupleb. Ja siis oli üks tuttav, oli ka veel minu juures. Pärast Kersti ütles, no Valli, no palun, no kuula vähemalt ära nii ilus laul. No ja sellest piisas. Ja sündiski laul Kallis, aeg on kallis, mis on ka siin laulikus sees. Valli, kas ma võiksin nüüd tuua publiku ette ühe sinu kõige populaarsema laulu, mille puhul paljud ütlevad, et ei, no see ei ole Valli sõna, sest see pole nagu üldse sinu stiil. Aga kuna see mees, kes selle teksti sulle tõi, või õigemini selle laulu tõi, on ka siin, Boris Lehtlan, siis ilmselt juba jagate ära, et tegemist on lauluga Valged roosid. Nii et Lehtlan oli ikkagi see, kes tõi sulle selle laulu, et tee tekst. No jah, kuna nad Orumetsaga olid tuttavad. Ja kes ei olnud? Ja Orumets oli talle soovitanud, et mine akna taha ja koputa. Ja siis tõskas ise. Ja ta mu tuppena mahtus. Kes? Pikkuselt. Aga Boris Lehtlan ja hakkas meid agiteerima. Minu meelest agiteerisid. Ja tööd millegipärast oli hästi palju ja muidugi, kui ta mulle ütles, et originaalis on paberist roosid. Ma ei tea, kas ma nüüd lausa ei ütlesin, aga ma sain teid paberist roos ja me küll nendest ma küll ei taha lauda. Ja nüüd sellest samas raamatus on pikk lugu sellest. Boris ise kommenteerib, kuidas ta neid tekste ja kelle käest ta neid tellis. Üks variant vist oli, et paberroosid, tehastis on tehtud need. Sellega ta muidugi rahul ei olnud. Seal oli sõna veel sees koopiad, see mind väga ehmatas ära, koopiad. Need on ainult koopiad. Lillede kohta öelda koopia. No vot, ja siis oligi nii, et tööd oli palju, aga ta andis mulle piisavalt palju aega. Ja no vot, siis oli nii, et mis selle paberist asemele neid panna punased, ei sobi siniseid, ei ole. Mustad oleks või muidugi, no neid need ka harvad, no ei tahaks laulda mustadest roosides. Ainult 2 silpidel oli siis valge. Ja tulles sa minu meelest läks õnneks. Mis sa arvad? Ära ole Boris tagasihoidlik, nüüd on aeg kiita. Paluks kõigil püsti tõusta, teeme Vallile ühe sünnipäeva laulu eilse sünnipäeva puhul. Õnne soovime sul, palju õnne, kallis Valli. Õnne soovime
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Valli. Happy birthday to you. See oli kõik. Ma annan lavastaja. Lavastan nüüd. Vallile, tõesti, vanad inimesed. Vallile üks kord elagu. Elagu. Vallile kaks kord elagu. Elagu, elagu. Ja kolm kord elagu. Elagu, elagu, elagu. Ja 1000 korda on mõttes. Aitäh. Aitäh. See on nüüd ütleme see, mida ma täiesti kindlalt teadsin, et kui Lehtonale anda mikrofon, siis ta kindlasti hakkab laulma. Aga ma loodan, et siin on ka teisi lauljad, kes pärast laulavad. Mitte sünnipäevalaulu, aga mõnda laulja eksprompt. Aga tähendab, hoiab Boris ennast, sest meil on täna veel üks suur üritus koos ees, et seal peab ka ju elaani jätkuma, eks ole? Ja pärast kui pärast räägime veel edasi. Aga ma ütleksin vahepeal selle valgeid roose kohta, et mina olin siis selline nagu detektiiv, uurisin. Minu jaoks oli ikkagi uus nüanss see, et Boris Lehton nii palju vaeva nägi, et ta tundis ära selle laulu, et selles on midagi väga-väga erilist. Ja nipsas kõrvale need, kelle sõnad ei sobinud, tellis uusi, et see oli väga huvitav. Ma sain ka nagu vastuse selle, mida ma tegelikult enne ei teadnud, et ka siis laulusõnad tellijaga maksab laulusõnade autorile või hakkavad lihtsalt kuskilt autoriõigused mingil hetkel tiksuma nõukaajal ka, aga tegelikult ikkagi maksab ka. Ja nüüd edasi läks see lugu ju tegelikult niimoodi, et see Borisi suur süda otsustas noorele kolleegile Tarmo Pihlapile selle laulu kinkida, sest et Pihlapile see ka meeldis ja sobis. Ja tegelikult oli see ikkagi konkreetne kinkežest, kuidas sai Tarmo Pihlapist Valgete rooside kuningas. See lugu minu jaoks oli väga eriline, et kogu aeg tegelikult hoitud seda muusikat, mitte enda ego. Et see oleks võinud endale ahnitseda, et maksid kolhoosi mingite esinemiste eest saadud suure raha eest. Ja nüüd on see Boris Lehtonile laul, aga ei, kinkis Tarmo Pihlapile edasi. Nüüd räägime ka ajalugu. Vaadake, asi on selles, jah. Et kui ma olin seda laulnud juba Peeter Sauli orkestriga, siis oli seal üks niuke mees, kel oli sama perekonna nimi nagu Valli. Ta oli Peep Ojaveer, oli vist. Nii. Ja ta mõtles, kui sa veel selle Valged roosid tuled siia laulma, siis ma löön su trummipulkadega sulle pähe. Kõikidel oli see teinud, aga need naisviiulimängijad, kui me seda programmi koostasime, mis lugu teha parajasti, siis nemad lihtsalt et Valged roosid, tüdruk, Valged roosid, tüdruk, need tegi kindlasti ära. Aga mul on ka juba, ma olen ka juba varsti 80 ja Valli on 70 millegagi, eks lepime kokku. Nii, 72, 73 palju sa oled, nii. Ja siis kõik need asjad, mis on raamatus kirjutatud, on väga õiged, jah. Aga tegelikult ma natuke paljastan neid asju veel, jah. Kuna meil on siin nii palju tuttavaid juba, Laine on siin mul kõrval ja Eale ja Kõrvist on siin ja siis Pihlap oli mulle laulnud igal pool seda lauluskoorust väga hästi niimoodi ja me oleme seda koos teinud ja isegi Rölle Sunderil oli juba see tema nagu lugu rohkem, jah. Ta ütles ikka, et laulu ka kaasa, laulu ka. Ma ütlesin, sa oled teist tead, ma teist tead ei oska. Aga kõige tähtsam asi nüüd tuleb, jah. Ma olin surmkindel, et Pihlap ei laula seda minust paremini. Nii, sellepärast ütlesin, laula ära see Paldarin muidugi, see pole mingi ansambel teile, ikka kõige õige ansambel on ikka Apelsin, et see on ikka korralik ansambel, tee mis talged, mis asja, võta ja tee ära ja nii. Aga Pihlap oli väga kaval. Tema lemmikansambel oli Emil Laanso ansambel ja seal lauleb meeskvartett. Ja kuidas siis sündis Rohelised niidud? Oleks laulnud seda mingi solist, laulumas midagi keegi teine, siis ta oleks võib-olla ka kuskil ära kustunud, aga meeskvartett laulis seda vaikse häälega niimoodi ilusasti ja Pihlap tegi selle niisuguse korraliku kooruse, see oli 70. lõpus, jah, ja see Eesti rahvale meeldivad niisugust laulud, kus on mitmääsed ja vaiksed laulud, ja valged roosed õrnad ja võt selleks ja ma kaotasin. Pihlap võitis, ma kaotasin, ma arvasin minult valged roosed.
ei taha keegi kuidagi taha ilusat mahedat, nii, aitäh. Kuule, aga sa natuke Boriss valetad, ega sa ju seda Valgeid roose ei ole oma repertuaarist maha kirjutanud, sa ikka esitad. Ei, väga armas, kui tellitakse. Selge. Aga tellitakse nii. Kuule, kui Valgeid roose taas, siis ikka tuleb ära muidugi ja tuleb ikka paremini, kui keegi teine siin tuleb. Selles me absoluutselt ei kahtle. Valli, läheme nüüd ühe teise laulu juurde, mis on väga märgiline ja millest on tegelikult hiljuti kirjutanud ajakirjanik, kes viibib ka siin meie hulgas. See on armastuse lugu. See, mille sa kirjutasid Marju Kuudile tema palvel, kuigi oli armastuse lool juba Kustas Kikerpuu sõnad ja mida juba Jaak Joala oli laulnud. Miks sa võtsid, nagu öeldakse, ümber tegemisse laulu, mis oli tol ajal erakordselt populaarne? Küsija suu peale ei lööda. Asi oli selles, et Marju elus toimus väga traagiline moment, lahkus ta Kailini. Ja mäletan, et Marju tuli minu juurde, muidugi neid mõlemaid ma teadsin, kui palju ma nüüd nende armastuse lugu teadsin. Aga Marjule olin ma kirjutanud ka veidi enne seda ja ilmselt ma mõistsin teda väga hästi. Ma olen elus selliseid momente üle elanud. Ja Marju tahtis, et ma ütlesin, et juba tekst on olemas. Õnneks ma teadsin ainult 2 esimest rida. Ma kuulsin seda ainult varietees, seal oli ka üks iseendaga ametis. Ja Marju tahtis seda siis nagu ühendust. No muidugi, ega ma esialgu nüüd aru ei mõistnud või ei adunud, et mida see mulle tähendab. Et teha selline esiteks juba topeltvariant. Võtsin vastu. Ja siis hakates kuulama seda lugu, ei saanud mitte kuidagi, et armastus on see, mis ta on, keegi meist teab, siis öelge mulle ka. Aga mõtlesin, et ma pühendan siis selle lihtsalt nagu, et millest see algab. No ja siis andis mul muidugi mõtte, mis hakkab peaaegu maailma loomisele välja. Et võib-olla samast lättest, eks ta nii võib ollagi, et mis on kuskil kuulbis, siis hakkas meisse tulema, et ühe sõnaga, kui ma alustasin, millest algas see, võib-olla samast lättest, millest merisinine. Ja siis mõtlesin, kas see on poeem või jutustus, et mis see siis on. Ja seda ma ei tea ja kes oli kirjutas, aga algus on hea. No igaüks meist teab, mis tähendab, kui me arvame. Lõppu meist keegi ei tea. Ja nii ta hakkas vaikselt arenema. Ja selgus, et asjast tuli asja. Ja Marju laule selle muidugi linti. Ja teist korselt tuli tal ainult laulda veel. Lavalda seda kunagi repertuaarist oli olnud. Ja siis, kui kunagi Mati Talvik tegi selle Pirita tegi peale seda õnnetud kohe öös lugu, mille Vallis oli andnud nagu tõuke, et teeme Vallist ka. Vaat seal Marju laulis veel korra seda laulu. Ta tuli mändida alt, muidugi tühi rand oli, akustika milline ja kui kaamera oli nagu lähemale läks, siis Marju jookseb pisara silmist. Nii et see oli spetsiaalselt tema jaoks kirjutatud ja mul hakkas jahe. Tema jaoks kirjutatud ja tuleb välja, et läks tekke. Kas ma võin nüüd korraks paluda Meelis Kaptas, et sa kirjutasid väga ilusasti sellest armastuse loost pika artikli. Kas on sul praegu midagi Valli jutule juurde lisada? Sest sina uurisid selle laulu ja selle armastuse loo taustal väga põhjalt. Ootamatu küsimus praegu. Tõesti süvenesin sellesse ja no just see, et on Jaak Joala variant ja Marju variant ja kuidas tegelikult ikkagi see, kui see elu ise on laulu taga, et kuidas
siis see laul, kui see legend on seal lisaks, et kui palju see siis on kõnetavam ja kestvam. Aga küsimus, kas mõne teise Valli kirjutatud lauluteksti taga ehk on ka midagi väga suurt, päris otse ja siirast laulja elust, mida me võib-olla ei tea? Muide, siin oli Valli viskas selle välja ühe järgmise laulu, millele ma tahan korraks peatuma jääda. See on Ohe öös. Ma olen aru saanud, et selle laulu tekstiga nägid sa kõige rohkem vaeva oma pikas laulutekstide kirjutamise ajaloos. On see õige? Kui sina seda teksti kuulad ja seda laulu ja seda esitust, kas sind veidike miski vaevama ei hakka? No tähendab, see tekst ima endas. Jah. No selle tekstiga, ega ma ei teadnud, mida ma vastan. Tavaliselt ma olengi teinud nii, et võtan loo vastu, siis veidike aega kilun ennast ja siis panen mängima. Siis oli veel lindpakk, kõrvaklapid pähe, silmad kinni ja muusika. Hakkan siis ette visuaalselt kujutama seda pilti ja kuna ma teadsin ainult seda, et on tekst laeva hukust ja mulle ütles, et nüüd pealkiri juba sellele viitab, et siis üks vana meremees ja on kuskil sealt istub ja meenutab seda. No vot, pannud väga. Muud mitte kui midagi. Mina see vana meremees siis üritasin istuda ja meenutada. Absoluutselt mitte mingisugust ettekujutust, mis võis selle laevaga juhtuda. Tormimuusikas ei ole võib-olla vaikus pärast. Mingid sõnased, no sõitis karjile. Võib-olla oleks siis karjumist või kuidagi midagi muud välja lugeda. Mitte absoluutselt. Ja kuidagi siis võimalik, et esimene oligi see, et mingi tõus seal on. Et terve päev surma ees seisis laste näel, eks ole, soojad käed, jääkülvast ees. No, ei tea. Mina ütleksin seda, et kui ma siia praegu otsisin seda taustamuusikat, see enne kui meil esitlus algas, siis mina oma tundega algul panin Ohe öös ka ja siis võtsin välja, sest ta on nii raske ja no ikkagi melanhoolne. Ma ei võtnud seda praegu. Aga tahtsin korraks tulla tagasi selle armastuse loo juurde. Mõtlesin, et ma jutustan teile lühidalt ühe vandenõuteooria, mida ma ei pannud raamatusse sisse. Just mõtlesin, et huvitav, kas Meelis Kapstas kuulis sellest, aga vist ka ei kuulnud, ma kohe nüüd jutustan. Et selle taust on ju see, et oli Marju Kuudi kallim Rein Alangu, kes jäi haigeks. Nii, ja siis mina hakkasin uurima seda, internetist leiab igasugu asju, ma ei väida, et see on tõsi, aga selle kohta on üks teooria. Siin toimus üleliiduline füüsikute ja keemikute kokkutulek, mingisugune sümpoosium, kus siis jäigi Alangu haigeks, eks ole, sest et ta sõi ja ülejäänud inimesed jäid ka haigeks. Nad lendasid kõik Tallinnast minema ja teooria on siis see, et tegelikult oli see Ameerika Ühendriikide diversiooniakt, mis mätsiti kinni, sest see on häbiväärne lugu, et niisugune asi juhtus. Tegelikult me ei tea, mis nendest tippfüüsikutest ja keemikutest edasi sai seal üle kogu Nõukogude Liidu. Et selline taustalugu ei sobinud mul nagu sinna raamatusse panna, aga tegelikult on Rein Alangule pühendatud kokku 3 laulu selles raamatus. Et see ei olnud ainuke, ütlen veel. Selline lugu, et keegi soovib uurida, siis palju õnne, aga ega seda ei saagi uurida. Kui Nõukogude Liit on selle kinni mätsinud, siis võib-olla see lihtsalt fantaasia vallas. Aga ma leidsin selle venekeelsest meediast.
muide, ma ütlen väikese repliigi juurde. Pärast seda, kui Meelise artikkel ilmus, helistas mulle üks minu tuttav arst ja ütles, et tema tunneb väga hästi Rein Arangu venda ja võib pikalt rääkida sellest loost, mis selle ümber kõik oli. Väga huvitav, tegelikult sa saaks edasi uurida, mis seal siis ikkagi oli? Ma võin lihtsalt nii palju öelda, et meil on Meelisega see kohtumine selle lugupeetud doktoriga veel ees. Ja ma tahtsin seda öelda, et Harju omal ajal seda lugu mitte meie jaoks, aga lihtsalt mööda minnes see tuli mitu korda jutuks ja ma pean tunnistama, et ma ei tahtnud kõiki üksikasju uskuda aga teisalt, et kui selgus, nagu sa Olav ütlesid ka, et need pildid, mis Reinust olid ja perearhiiv, et need anti Muusikamuuseumile ka venna poolt, aga et ma otsisin neid pilte nii sealt kui televisiooniarhiivist küsisin, ei midagi ei leitud. Aga pärast seda, kui see lugu oli ilmunud, siis üks mu Postimehe kolleeg saatis mulle digistatud artikli, kas oli Rahva Hääl ilmselt, kus Rein oli haigevoodis ja sellest oli isegi ajalehel uudis selles sündmuses. Et ta mingil moel sai isegi Eesti ajakirjandusest dokumenteeritud see lugu. See on armastuse lugu. Aga nüüd ma vaatan, et on siin ka nooremaid kolleege, mitte sellepärast, et Meelis oleks vana, aga näiteks Ivar Must on siin veel. Ivar Must on kindlasti, aga ma ennem paluksin ühe väikese küsimuse Silver Kuusikult. Sina tunned ju suurepäraselt Valli repertuaari. Kas tema lauludest on mõni selline, millest sa tahaksid rääkida? Või mis on sinule kui noorele inimesele jäänud kuidagi nii südamesse, et vaata hommikul ärkan ja ma tahaks seda laulda. Püha taevas, see on nüüd küll ootamatu küsimus. Jälle ootamatu. Valli laule, mis puudutab siis peaaegu kõik on sellised, mis võiksid liigituda selle sinu küsimuse alla, mida kuulaks, mida kuulad alati hea mõttega ja mille puhul tegelikult avastad nagu ka üht-teist ikka, mida rohkem sa kuulad. Aga võib-olla üks laul, mille ma siis välja toon, millest, kui ma nüüd õigesti aru saan, on selles raamatus ka juttu, on Mind võib mõista saab. Ja miks ma sellest rääkida tahan? See on üks lugu, mis on võib-olla nüüd hiljuti meie seast lahkunud Els Simma repertuaarist vähe tuntud. Ometi tõi see talle 80ndate alguses Arne Oidi lauluvõistluse võidu. Ja kui nüüd Els on läinud meie hulgast, siis see tekst mõjub kuidagi teistmoodi, kui ta mõjus siis, kui ta veel elas. Et Valli on sinna pannud kokku tohutult palju, tohutult ilusaid kujundeid, mis sul seal oli, et kui mereranda sa lainena kord paitanud ja paate saatnud valge vahuga ja mida kõike veel ja olles päike soojendanud maad, ühesõnaga sellised looduslikud kujundid. Ja kuna ma Elsuga puutusin palju kokku ja jätkan siis ütleme üht-teist tema loomingu jätkustamisena, siis see laul on nüüd küll selline, mille peale ma olen ikka väga tihti mõelnud. Oleme nüüd ausad, Silver Kuusik kirjutab Els Simmast raamatut. See laul oli ka minu jaoks, sest mina tegelikult olen ju kõik need sõnad pidanud mitu korda läbi kontrollima, et kas nad ikkagi vastavad sellele esitusele ja minul on see ka lemmiklaul. Väga tugev ja sügav on just selle laulu ja ma ei saa aru sellest, miks ei ole sellest laulust saanud suuremat hitti, aga võib-olla praegu lükkamegi hoo sisse ja tuleb keegi teine hakkab teda esitama. Nii, ma segasin sind selles mõttes, et sa tahtsid Ivar Mustale anda mikrofoni üle. Lihtsalt nägin teda siin, ka Ivar Must on ka teinud mitu meloodiat, millele on teinud siis Valli sõnad. Esitaja Anne Veski ja Tiiu Tulp ja Joala. Minu lemmiklugu on see, et tänu ühele laulule ja Anne Veski plaadile sai temast Ivar Must. Näiteks. Tahad sa seda lugu öelda? Või? No ma räägin, et see on niimoodi, et oli 80ndate lõpus, teatati ja laulu nime, et äkki täistund või?
ei olnud, mina ka laulunime peast ei mäleta, igatahes oli see 80ndate lõpus ja siis oli selline hetk, kus öeldi, et vene nimega ei ole ikka poliitiliselt väga popp olla ja et mõeldagu välja uus nimi. Ja mulle soovitati, Anne helistas mulle, siis oli, ma mäletan, korteris oli külmutuskapi peal telefon, võtsin telefoni siin, Anne, kuna mõtlesin välja, sa oled Mustik. Ja mina sain aru, et Mustik on ju lehma nimi. Lehma nimega ma küll ei tahtnud siin edasi tegutseda. Siis oleks öelnud, et Mustik, tule laula midagi, Mustik, tule mängi. Ja kuna minu neiupõlve nimi üldse, siis ma mõtlesin, et mustlane, ta ei ole eriti hea, aga must. See väga sobis ja ma ei mäleta, 50 minuti pärast ma olingi must ja siis see lugu, nüüd meeldib, see on Vilpa Lõhtu. Ja kui kõik ei juhtu, mul on siin sekretär peale Ali Vabandus, see oli nii ammu ja niimoodi järgmine päev oli siis, ma ei mäleta, mis kategooria A-täit see, aga see sai siis Eesti pop-laadi lubatud. Must oli parem kui Mustik ja Tseganov ja mis kõik veel variandid. Mina nüüd küsin vahele ka veidikene. See korrigeerides ja tuli kõik kokku see kraam läbi vaadata ja meelde isegi tuletada, mis 50 aastat tagasi oli. Ja kõik need laulutekstid kontrollida ja tõepoolest ma ei tea, kas kusagil on seal mainitud, et nad kipuvad nagu olema väga hingelised ja armastus on põhiteema, see on selge. Mina olen armastuse orji, siit saati, aga oli ka selliseid lõbusaid momente, kui mina lugesin seda Ivani kommentaari, kuidas nad valisid talle nime. Ma tähtsin, mis seal ikka, et kui Igor, siis Igor ja kui ma jõudsin selle momendini, et mina küll jah, linnapoiss, aga ma teadsin, et Mustik on lehma nimi. Teate, see oli vist päris hilisel ööl, muidu ma oleksin kellelegi helistanud. Ma sain kõvasti näelda, aitäh sulle, ma sain lõõgastuse või sellest. Ja laulud on samuti ilusad. Aga tuleme natukene mikrofoniga siia ettepoole ka. Esireas istuvad mitmed lauljad. Mul on tunne, et Anne Velli, sina oled vist Valliga lausa varietee laval koos olnud. Jaa, korduvalt. Vanasti sai küll jah välja. Ma ei mäletagi mitmel pool, palju sina vajad paremini, sul on hea mälu. Alil on hea mälu, ise ütlesite praegu. Kus me sinuga kui laulnud teile? Aga Anne, sa oled laulnud Valli tekstidele? Jaa, seda küll, aga ütleme niimoodi, et Valliga kustumatud mälestused on ikkagi meil Venemaa reisidest, eks ole, kui sina olid, sa olid juba vana selles filharmoonia orkestris olid sa solistiks, aga mina tulin peale suunamist, koolist suunati filharmooniasse tööle ja siis sina olid juba solist ja mina tulin 64. aastal sinna Vana Toomas, tulin sinna solistiks ja orkestrijuhiks oli tollel ajal Enn Selgis. Ei olnud Arvet Haug küll viimine pärast poole natukene, aga alguses oli Selgis ja Valli oli seal ju solist, seal oli veel Ada Lundberg oli konferentsier, Jüri Berg oli solist, Rein Tuus oli solist. Ühesõnaga, see oli hästi suur kollektiiv. Aga Anne, ma lihtsalt pressin välja, mul on tunne, et te oma kontserditel aplausi puudust ei tundnud. Olen nüüd muidugi ei tundnud. Sellepärast, et Venemaal, need suured tuurid, praegu tuur 4 päeva. Meil oli 4 kuud oli tuur järjest mööda Venemaal, 3 kuud. Ja saalid olid alati täis, sellepärast, et meil oli ikkagi välismaalased. Estonski, mingisugune Estonski artiste, jumal hoidku, jumal teab, kust nad tuligi, jumal, kusmoodi nad riides kõik on. Need vaatasid suudamu. Meil olid alati saalid täis, tulnud üldse selle peale, et oleks pool saali kõigil. Ja seal on nii palju rahvast, et kontsert on kuskil, jah, oli ükskõik, kuhu sa läksid Venemaal. Oli seal, mis seal oli, kas ei olnudki midagi, võib-olla olid mingisugused muldolid tagurpidi keeratud ja viltu vajunud, aga Tvarets
kultuurihiimeni Lenina, see oli igal pool. Need olid ega vägevad saalid, olid ju valid. No nii olid. Anna nüüd oma mikrofoni üle Marjule, kes istub kõrval. Ja Marju, sinule see Venemaa tuuritamine ei ole samuti võõras. Kuidas Valli Ojaveere tekstid sinu lauludesse sattusid? Sattusid kõigepealt, nüüd tagantjärele ma saan teada, et Terve päev on Valli kirjutatud laul. Aga ma mäletan väga hästi, kui ma olin 14 või 15, kui ma seda laulu laulsin juba Autopaa kultuurikeskuses ja erinevatel lavadel Eestis me sõitsime kontserdikavaga ringi ja see oli esimene Valli laul siis, Kustumatu pärast, mul siiamaani sa peas. Siis tuli mul lauda veel Rind ümber rahvatu kuu, mis ei ole ka Valli osas spetsiaalselt mulle üldse kirjutanud, aga siis ma ise pöördusin Valli poole, et ta kirjutaks mulle siis Per Kessler ja Dorothy Parkeri muusikale siis sõnad Soovi meile õnne. Per Kessler oli teatavasti Rootsi Roxetti, jah, see meespuhul. Nii et Valli kirjutas mulle siis Soovi meile õnne 1983, mida esitasin siis oma tollase bändiga Kontakt. Ja aasta varem olin ma palunud tal kirjutada Kris Rea laulule sõnad eesti keeles, sai laul pealkirjaks Elu küünal. Siis ma esitasin seda ja salvestasin koos Vitamiiniga, selles ma olin Vitamiini ja peab ütlema, et Valli tekstid lihtsalt on nagu hästi kujundlikud, väga hästi lauldavad, väga sellised läbi kuidagi töötatud on need sõnad, et lugu jookseb. Lihtsalt väga ilusad sõnad ja väga hästi lauldavad sõnad. Nii et sellised lood olid, aga ega ma vist Venemaal tegelikult neid laule väga ei laulnud. Et seal ikka tuli rohkem vene keeles laulda. Nii, Anna kolest Annele tagasi. Ma tahtsin täiendada seda tekstide suhtes, et vaata minu arvates, miks on, nad on üldse väga ilusad, need Valli tekstid loomulikult, aga miks, ütleme, et kui sa oled laulja, sul on nii oluline, nagu Marju just ütles, et sul on nii hästi need kõik suhu istuvad. Vaata, mõned on väga ilusad tekstid, nad sul tead niimoodi nöörib, kõri läheb põiki, kurib kurku ja see tead, kui raske on laulda, tõesti, kõige lihtsamaid sõnu teinekord, aga vaat Valli on ise laulja. Vaat see, et ta on ise laulja, ta täpselt teab, missugused vokaalid, millised konsonandid, kuidas neid laulda ja tead, see on puhas rõõm. Välted ja sellised asjad, kõik välted, mis on ka väga olulised nagu... Absoluutselt, voht. Ja Valli ise siiamaani õpib veel eesti keelt. Õppe on igavene. See ongi üks ebatavalisemaid teemasid, et tegelikult sa veetsid väga suure osa oma lapsepõlvest ju Venemaal ja sa oled nii vene kui eesti keeles natukene külaline ja tänu sellele sa oled loomingulisem seal keeles. Et seda ka nii mõnigi oskas välja tuua, et sa saad sõnastikust tänase päevani otsida uusi sõnu, mida ma arvan, et sellised enesekindlad keeles viibijad ei tee. Või mis? Kui niimoodi, siis vene keeles on mul jah, tegelikult veidike kergem kirjutada. Esiteks ta on, ei ole seda võrd väldetes kinni. Ja ikka esimesest 6. klassini nagu ühesõnaga see põhi sai pandud, kus juures minu lemmikpoeet oli Puškin, mida on väga hea lugeda ja ma üritan ka neid tekste teha ka nii, et ei tekiks seal mingist sellist, et lihtsalt, et oleks vokaalharmoonia, et sina tegid mulle ükskord märkuse.
oota, stopp, ma tuletan meelde. Ei, hästi, see ei olnud märkus. See ei olnud märkus. See oli palve. Ma lihtsalt võtsin julguse kokku ja lugesin sulle selle luuletuse, mis on minu esimesest luulekogust. Ja siis küsisin, kuidas sulle luuletused meeldivad. Ta ütles, et ma olen neid lugenud küll palli seal. Aga mul oli vist millist tundu tuleb ainult silmast. Midagi sellist, eks ole, et ei olegi vaja seda laiemalt panna. Mul hea meel muidugi, et leidsid jääkord kolleegi. Et eesti keelega on jah niisugune, ma võin teile pool anekdooti ära rääkida. Siin istub ka mõõde, ma arvan, et... Tahtsingi küsida, et tema on ju tegelikult eesti keele õpetaja, eks ole? Filoloog, jah. Mis sa arvad, mul kerge oli? Ma esitan talle ühe küsimuse, ta räägib 1,5 tundi. Kindlasti ei olnud kerge, aga ta on ikka väga tugevalt toeks sul. Tugevamat tuge enam ei anna otsida. Nii, juhtus selline asi, et osa lugusid tuli lihtsalt lindi pealt maha kirjutada. No selge, minul seda võimalust ei ole. Ei televiisorit ega interneti. Ja lugu oli just selle Vello Orumetsa viimase looga, mis mul üldse talle sai kirjutatud, on viimane Hõvasti jätt. Ja seal on viimased 3 rida. Su veetlev naeratus on ka teine pealkiri, on nii, et su veetlev naeratus, su imekaun silmad ei olnud hea, kas näen neid veel ei tea, ja siis ta veel kirjeldab, et kui kaunis sa oled ja äkki ütleb mulle nii hurjutavalt kaunis oled sa, mis asi? Hurjutavalt. Tähendab, ilu heidab mehele ette, et kuidas sa veel üldse võid merele minna. Ilu heidab mehele ette. Tema selgitas mulle selle nii. Ma ütlesin, kuule Silvi, mina seda sõna üldse ei tea. Nüüd ma sain sõna võrra rikkamaks. Rikkamaks ka. Hullutavalt. Vallikene, hurjutavalt. Aga sinul on hullutavalt. Ja oligi hullutavalt oli tegelikult ja, aga no kuna me tegelikult päris palju pääsime neid sõnu ära, nad olid ainult esituses, neid ei olnud kusagil paberi peal alles. Ja siis tuligi vahepeal arutada, et mis seal tegelikult öeldud on. Hullutavalt. Kallid sõbrad, ma pean lihtsalt vaatama aega ka kella, sellepärast, et meile antud aeg hakkab nagu armutult läbi saama. Kui kellelgi on veel midagi väga ilusat ja toredat Valli ja tema tekstide kohta öelda, siis Epp tuleb mikrofonide teie juurde, sest ega kiitust pole mitte kunagi liiga vähe. Et kui on kellelgi, siis minul on sinna jagada mikrofoni. Mõtleks ühe parandada. Ei puuduta üldse Vallit ega mitte kedagi teiste just ajakirjanikutele. Ma tahaks öelda seda, et jätke meelde, sel ajal, kui me esinesime Nõukogude Liidus, siis kunagi ei räägitud Venemaa. Praegu Venemaal esines Jaak Joalamaa ansambliga Anne Veski. Meie esinesime Siberis, Kaug-Idas. Kaug-Ida oli siis Vladivostok, Kamtšatka, Sahalin ja Gruusia, Aserbaidžaan ja Eesti lähedane Läti ja Leedu. Nii et Venemaa siis keegi ei mainiti ja Venemaa tuli alles hiljem. See on ajalooline täpsustus. 100%. Kuulge, kui ei ole rohkem sõnavõtja või sõnavõttu soove, siis võib-olla Epp, kui sina selle ürituse perenaine, ütled lõpusõnad ja siis läheb juba autogrammide jagamiseks, mis võtab jälle oma moodi aega. Epp, ma korraks palun. Ei, tähendab, sinu lõpusõnad oled nagu nii. Asi on selline, et ma olen nüüd, mina jõuan veel üht kui teist. Loodan ikka hea, aga ma tean, et sul on kiire. Ei, mitte tänane päev on lihtsalt niimoodi, et üritusi on palju. Jah, ära vaidle vastu. Sa minu mõtet ei tea. Et
muidu äkitselt ei ole võimalust, kuskile teistele ma jõuan veel üht või teist öelda. Sinu puhul mul sõnu ei ole. Võib arvata, sa räägid nagu nii tuumaks. Mina olen napisõnaline. Sina oled väga napisõnaline. Ja kuna teistele ma jõuan neid sõnu öelda ja sinu jaoks neid ei ole, siis palun tule lähemale lepi väikese kallistamisega. Ja aitäh ka minu poolt ja nüüd algati siis tegelikult see autogrammid, kallistused ja lilled ja need, kes on tulemas pärast sünnipäevalauda, need tegelikult võivad ka seda siis pärast poole teha, et ei pea olema siin kõik stropis koos, ei tohi ära esitada vallit. Nii, ainult üks väikene küsimus, et ma olen plaadi esitlustel seda kogenud. Publik ei tea, kes saab tasuta, kes ostab, kellele kui palju. Nii, kõik, kes on allikad raamatus, väga paljud on juba saanud ka, aga kui on siin neid veel, siis minu poolt kirjastus Petrone Priit poolt on kingitus, näiteks Andres Ojavel ei ole saanud. Nii, ja kõik ülejäänud, nii palju millega raamatud siin on, mõned ikka on, palun ostke ja saab osta. No ei, neid on ikka kusagil veel, ta just tuli trükikorrast. Ja siis saab maksta kassas nagu rahvaraamatu poestustes. Nüüd on minu kord. Nii, julge mees, millel ikka iseloom ja jonni oli, Boris, tule sinna. Teie on seepoolistuse mahtunud sinu tööki ära. Ilma sinu järjekindluseta neid valgeid roose poleks olnud. Autogramm olemas. Kohe ära. Olen juba olemas. Väga hea. Paneme kuupäeva ka. Nii, siis ma palun siia veel tahaks loota, et siin on Tamret Ind. Ka kalli muidugi. Vene keeles öeldakse, kõik nägid. Nii, Tambet, sul on ka iseloomu. 9 aastat tagasi küll ta midagi teenis ikka Tartus. Pidi ka Elvar vaja ikka intervjuud teha ja ikkagi 75 ja nii edasi. Aga enne seda oli Raadio Elmar mind juhuslikult kinni saanud just täpselt ühes kohvikus, kus ma istusin 2 härrasega, pidasin oma sünnipäeva. Aga ega mina ju ei teadnud, et ma lähen otse eetrisse. Tulen ma koju, tehakse mulle aplaus, siis õues. Oi, kui tore oli sind kuulda, mina olin kus kohas. Ja siis, kui Tambet mulle helistab, mina vastasin talle kohe. Raadio Elmar, ma sain, ei lähe läbi. Üks kord juba edasi tuli sisse. Ei see polnud mina, ei see polnud mina. No vot, aga nüüd oled siin praegu sina ja muidugi ta lugege tema kommentaarid ära, Eesti lehed. Siis te saate teada, milline valik milline Eestimaa. Aitäh sulle. Rääkisime ka, et see mees oli tegelikult Ove Peterson, kes ta enne nii-öelda otse sealt vedas. Ja mina helistasin hiljem, ei teadnud sellest mitte midagi ja pidin Valliga leppima kokku pika jutuajamise. Valli esimese hooga saatusin pikalt. Mitte halvas plaanis, aga ma pidin talle uuesti helistama ja teda veel veelma. Ja lõpuks siis Valli jäi nõusse. Ma mõtlen praegu, kusjuures täna siin kõik need jutud, mis on olnud. Omal ajal väga kõvad mehed ja naised pidid kuskilt õhuluugi kaudu Valliga suhtlema. Mind on uksed sisse lastud, ma olen istunud Valli toas tugitoolis, nii et mul on olnud privileeg, aitäh sulle, Valli. Ja nüüd ma paluksin siia veel Silver, kuusid. See oli mul. Nii. Teised vist
kuulsid pealt? Kõigepealt ma pean vabandama sinu ees. Et ma sulle nii palju peavalu tekitasin selle Soome saunaga. Tuleb välja, et tema oli poisikene. No, väga väiksem. Ja oli kuulnud seda laulu ja nuputanud, et kui palju neid draamaid ja seal siis ikka pidi olema. 100 ja 3 korda 10, seda 130 või lausa 1000 ja 30. Ja oli päris palju tegemist. No nüüd tänaseks päevaks on ta saanud sellest aru ja kommentaaris teeb ka teistele selgeks. Aitäh sulle. Lugu on selles, et ma käisin matemaatikaklassis ja ma olen harjunud, et tehted on nippidega. Ma ei tea, ma arvan, et see on 1030 ikkagi. Põrgu kummusest tuleb selles laulus ju edaspidi juttu, nii et Valli on osav. Minu poolt kõik. Veel üks aplaus. Muidugi ma ei teadnud, kuidas õhtu edeneb ja mõtlesin, et kui minu sisse astudes te teete aplausi, siis ma esitan teile küsimuse, mille üle teil on hea meel. Kas selle üle, et mina olen üksi või? Et aplodeerima ju peaksin mina, et teid nii palju on.